ja Elvis Brauer Virumaal, Eestimaal. Nii, tere õhtust, Elvis Brauer! Tere! Ja, minul samamoodi ja kuulajatel, vaatajatel kindlasti ka. Meie sinuga eile natukene rääkisime, jutt läks tegelikult väga ladusalt jooksma ja nii nagu sa mäletad, ma tõmbasin stopi peale, sest muidu ma ei suudaks täna sinu jutule võib-olla emotsiooni otse siit anda. Me rääkisime sinuga siis paari sõnaga sellest, meie eelmises saates puudutasime neid kiiruskaameraid teede ääres ja rääkisime sinuga võib-olla siis, mitte võib-olla, vaid rääkisime sinuga sellest, et see teema on kuidagi vähe käsitlust saanud ja võib-olla ka mitte kõige õigema nurga alt. Ma annan nüüd sõna sinule ja lasen sul rääkida, mida sina arvad kõikvõimalikest. Ma olen täna muideks pannud ka saatele sellise, võib-olla kokkuvõtva sellise, kuidas ma ütlen, sõnaga saate teema, et jälgimisühiskond kui selline. Nii, ma lasen sul nüüd rääkida, mida sina arvad kõikvõimalikest kiiruskaameratest, droonidest, mis pildistavad meie kodusid, lutikatest, kes kuulavad meie telefoni pealt ja kõikvõimalikest sitikatest, kes siblivad ringi meie arvutites. Aitäh sulle. Vaata, sa just ütlesid nii palju huvitavaid sõnu praegu ja et mul meelest pärast ära ei läheks, siis sitikas on üks kuulajatele siin üks põhilisi märksõnu meelde jätta, välja uurida ja see näiteks 2020. või 21. aastast saati olen ma seda trummi tagunud, et keegi vähemalt EKRE saadikutest võiks hakata Riigikogus kasutama oma Riigikogu liikme seda privileegi, et esitada teabenõudeid ministeeriumitele, selgitamaks välja, mis sorti tarkvaraga on tegemist selle sitika näol. Just sellist nimeda kannabki, see on siis tehisintellektil baseerub tarkvara, Siseministeeriumi haldusalas kasutusele võetud minu teada aastal 2020. See tuli ka nende enda dokumentidest välja, kui suures täna neid dokumente internetist enam ei leia, aga need olid Siseministeeriumi kodulehel olemas üks, et seda projekti on rahastatud, see on kasutusele võetud ja selle kohta on isegi peavoolumeedias üks uudis tehtud, ma ei tea, kas Delfi või kes seda väärtus. Muidugi meile näidati ainult kuvatõmmist selle kohta, et selline tarkvara on kasutusel ja öeldi, et see aitab peaministril teha paremaid otsuseid. Aga erinevate allikate väitel on tegelikult tegemist siis tehisintellektil baseeruva tarkvaraga, mis monitoorib sotsiaalmeedias toimuvat. See tähendab, et peamiselt jälgib ta vastupanu, meie mõistes vastupanu liikujate, aga kodanikuorganisatsioonide aktivistide tegevust ja ühtlasi siis ülejäänud inimeste tegevust ja aitab siis, vaata, kui me vahepeal vaatame näiteks, mida Eesti 200 ja teised erakonnad teevad, et nende kampaaniad tunduvad nagu justkui nii jahurad, et minnakse kuskile, ma ei tea, Nubluga ja mingi räppi üritustele ja Nubluga ekraanil tehakse mingi rumalid tantse, et kuidas sa sellise idee peale tulid, aga siis tundub, et järelikult see tehisintellektil baseeruv tarkvara on öelnud, et ühiskond on selleks valmis, tema monitoorib kogu aeg meie meelsust, mis meile meeldib, mis mitte, mida me tarbime, mida mitte ja sellest lähtuvalt annab siis valitsuskabinetile infot, milliseid kampaaniaid korraldada, kuidas korraldada ja nii edasi, mis on nagu okei ja kus on valupunkt ja kus on see taluvuspiir ühiskonnas ja nii edasi. Ehk see on see tarkvara. Jätke see sõna meelde, sitikas ja poliitikutega, kui satute rääkima, siis mina ei saa aru, miks 5 aastat oleme sellest rääkinud, aga keegi ei ole siiamaani avalikkusesse seda teemat nagu toonud. Kas seadusandlus ei ole vastamuses või mida? Teine teema, mida sa mainisid, mida sa nüüd mainisid, nii räägid. Kas see sitikas ei ole seotud nüüd mingit sorti selle sama Iisraeli poolt loodud tarkvaraga või on need 2 erinevat asja? Räägime ühes. Väga võimalik, mul ei ole sellist infot, ma ütlen sulle veel kord, mul ei ole, kui sul on, see on esimene info, sellelaadne info, mida ma kuskil kuulen, aga ma olen, nagu ma ütlesin, seda trummi tagunud, neid küsimusi esitanud kõigile, kellele võimalused esitada on ja ei ole ma mitte vähimatki tagasisidet saanud selle kohta. Ja samuti ei ole keegi teostanud neid andmepäringuid, ka ekreleeridest mitte.
nii et ühesõnaga mul on teatavad küsimus, et kas seadusandlus ei ole vastavuses veel, et seda infot ei saa päevavalgele tuua või mis see. Nüüd teine teema, mis ühesõnaga mina arvates läheb sellega kokku, ongi nüüd see jälgimiskaamerate teema. Ja kui sa ütlesid sissejuhatuses, et me ei ole seda piisavalt käsitlenud, ma arvan, et tegelikult selle üle võib vaielda, minu arvates seda viimasel käsitletakse päris nagu ohtralt, aga jah, selles osas on sul õigus, et see nurk, mille alt seda käsitletakse, ei ole minu arvates päris õige. Sellepärast, et me räägime nüüd täna 2025 sellest, et oi, meil on liikluses pildistatud ja pildistatakse, aga tänavapoisid ja inimesed, kes on politseiautos istunud, mõne rikkumise eest, teavad seda infot juba ammu. Ma räägin teile ühe loo, enda personaalse loo ja siis ma saan teile lisada paar teist lugu veel tutvusringkonnas, mis nagu avardavad natukene teie seda pilti, kuulajate pilti. See oli 9 aastat tagasi, kui teatud põhjustel olin ma sunnitud Eestist lahkuma. Ma ei omanud sellel hetkel autot ja ma üritasin Eestist lahkuda võimalikult nähtamatuna. Ühesõnaga, ma jalutasin kodust, see oli 9 aastat tagasi. Ma jalutasin kodust Mustamäele jala, võtsin kaasa sularaha ja võtsin suvalisest autorendist rendiauto. Rendiautoga sõitsin ma Hollandi poole. Ja kuna mu sõbrad olid teatud põhjustel mu elu pärast muret, siis nad võtsid ühendust, ühesõnaga läksid mu korterisse sisse, nad leidsid sealt teatud selline vaatepilt, vaatas neile vastu, et nad olid mu elu pärast muret ja Eestis politseisse ja nii-öelda palusid mu taga otsitavaks või kuulutada, eks ole, et saada nagu mingisugust aru minu asukoha kohta. Ja mulle helistas siis politseid. Ma olin sellel ajal autoga kusagil Poola lähistel ja politseinikud ütlesid mulle, et meil on info, et sa sõidad autoga, seda ladus siis tänavaid erinevaid nimetas, seal Toom Puiesteelt oled läinud Pärnu maanteelt, et siin Pärnu lähistel on ja Riia poole suunaga. Ja ma küsisin kohe neilt, et kuidas teil selline info saab üldse nagu olla, et ma autoga sõidan ja kust ma sõitnud olen ja ühesõnaga kogu muu nagu teema sadus tahaplaanile, sest et ma sain kohe aru, et meil on siin mingisugune süsteem juba kasutusel, mille olemasolust vist keegi väga nagu ei tea. Ühesõnaga, nad olid linnapildis minu näo juba kuidagi üles välja peilinud, et ole, kui ma olin jalutanud Mustamäele. Nad olid leidnud mu näo üles, nad olid leidnud, et ma läksin autorenti, et ma rentisin auto ja kuhu ma siis selle autoga sõitsin. Ja kusagil Läti piiri ääres läks neil siis tollal jälg kaduma, sest Lätist edasi neil nagu infot ei olnud. Ma olin juba Poolas neile, selleks mõtlesin neile telefonist, ma olen juba Poolas, et teie info nagu on eksik, aga ma sain väga hästi aru, et kõik mainitud tänavad, mida nad nimetasid, seda mööda olin ma sõitnud selle rendiautoga. Et ühesõnaga, see minu jaoks oli siis nagu esimest korda sai selgeks, et 9 aastat tagasi juba oli meil tegelikult tänavad kasutusel näotuvastussüsteem, millega on võimalik backtrace'ida inimesed koduukseni, sarnaselt nagu Hollandile 8000 kaamerat on kesklinnas, eks ole, mis tähendab ka seda, et ka meil ju on vähendatud politseiressurssi. Hollandis näiteks tänavatel väga palju politseinikke ei olegi, sellepärast et nad on nii kindlad, et nad jõuavad tehisintellekti abil ja kaamerate abil inimese jälgitada koduukseni, igatahes ei olegi mõtet teha, et süsteem on juba niivõrd laialdane ja ma olen täiesti kindel, et sama süsteem on kasutusel ka Eestis. Probleem on nüüd selles, miks nad sellest avalikult rääkida ja miks sellele avalikult Riigikogu infotundidest ka vastu vaidlevad, kui inimesed küsimusi esitavad varra ja teised, on see, et seadusandlus ei ole veel vastavusse viidud. Ja õiguskantsleri asjad on siin ka sõna võtnud, et see tekitab terve rea küsimusi seoses meie põhiõigustega ja nii edasi, andmekaitseseadustega ja nii edasi, väga palju vastuolusi ja sellepärast meil ei saa sellest rääkida. See on nüüd üks minu lugu, personaalne lugu, käsi südamel täpselt nii oli. Kes on politseiautos istunud, siis politseiautos istudes on võimalik näha siis arvutiekraani ees armatuuri peal, kus mööda sõitvad autod, arvuti siis tuvastab mööda sõitvate või vastu tulevate autode sõidukinumbreid. Ja nii kui see sõidukinumber on tuvastatud, siis saab ta kõrvale väikse aknakese selle kohta siis lisainfoga, kes on omanik, kes on, kas liikluskindlustus kehtib, kui kaua kehtib, kas tehno ülevaatus on olemas ja nii edasi, eks ole. See info on olemas. Seal on ka omaniku info olemas. Tähendab, et omakorda on olemas info ka omaniku kohta, eks ole. See kõik on juba ammu autodes, politseiautodes, paremini varustatud politseiautodes olemas.
Lisaks sellele on mul tutvusringkonnas inimesi, kes on sõitnud näiteks ehitussektoris vedanud siis Dino tõstub korvi, eks ole, ja sõitnud sõbra autoga, tähendab, et tal ei ole siis olnud vastava kategooria juhiluba. Politsei on võtnud ta maha ja pöördunud akent tavadest siis nime pidi kohe autojuhi poole, see on info, mida neil kuidagi olla ei saa, aga näotuvastusega on juba autojuht välja selgitatud, auto kinni peetud süstemaatiliselt siis ja tervitatakse ta siis nime pidi ja tehakse talle siis trahv vastava kategooria loa puudumise eest, eks ole. Need on kõik sellised indikaatorid, et meil on see süsteem ammu juba kasutusel ja kuna mind teatakse MemCafe aktivistina ja siis siseinfo on selline, et vaata, politseinikud ja võib-olla esindajad ei pruugi meile seda asja alati rääkida, aga nad unustavad ära selle, et tehnikud, kanalisatsioonitöölised, nõrkvooluseadmete paigaldajad, elektrikud, need on kõik rentsirötid, need on lihtsad inimesed nagu sina ja mina, eks ole, ja meie seas info liigub, ehk siis MemCafe'st paigaldati üle tee ka üks teade, mis salvestas kõiki vestlusi, salvestas kõik näod, kõik aktivistid, kes seal käisid, eks ole. Peale kohviku sulgemist see kaamera koristati sealt ära, aga kuna üle tee olev kinnistu on sotsiaaldemokraatliku erakonnaga seonduvatele inimestele kuuluv, siis tõenäoliselt mingisuguses kiirkorras õnnestus see kokkuleppe neil sõlmida ja see seade sinna paigaldada, igavene suur lahmakas kaamera, mis salvestab nii heli kui pilte. Jällegi, vaidlused olid aktuaalsemad, vaidlused olid tollal käsil, aga see ei tähenda, et seda nagu ei märganud ja selle kohta infot välja juurinud, eks ole, et meil ka infotöö mitmel tasandil. Et need on siuksed persoonilood lihtsalt, eks ole, mis on võib-olla rääkimata lood ja kahe silma vahel inimestele jäänud, aga mis annavad aimu sellest, et see asi toimub juba meil siin ammu tegelikult, see, millest me täna räägime. Ja nüüd miks minu arvates seda on vales võtmes nagu kajastatud, on see, et esiteks me teeme seda tagant järgi ja teiseks me ei räägi, millised nagu ohud jäävad õhku neid süsteeme kasutades. UK-s on täna kasutusel juba süsteemid, mis tuvastavad näiteks seda, kui inimene viskab auto aknast välja poni. Jah, mugavus ettekäändel annab selle kõik meile ära müüa, aga ma arvan, et inimesed hakkavad sellest probleemist aru saama alles siis, kui see neid personaalselt puudutama hakkab, eks ole. Et tahtis saab teha UK-s inimesele juba sellest, kui ta viskab näiteks, räägib telefoniga autoroolis või unustab turvavöö peale panna, siis saadetakse sulle juba personaalne trahv koju, eks ole, et kaamera juba püüdis selle hinnamilist üles. Ja nüüd veel üks oluline teema, mille ma ära mainin, enne kui ma siin üle on, et inimesed võiksid uulida ka sellist nagu sagedusseadus. Et kui seadused kehtivad meile kõigile, siis peaksid need kehtima ka struktuuridele endile, eks ole. Aga sagedusseadusega näiteks on ära piiratud kõik sagedused, mille kaudu inimesed võivad omavahel suhelda. Näiteks sina ja mina ei või raadiosaatjatega oma kõrvuti olevates külades suheldaks, sellepärast, et võime, meil on 2 sagedust jäetud, jahimeestel mingid sagedused on ja ülejäänud sageduste edastamine on kriminaalkorras karistatav. Aga politsei näiteks on loonud Tallinna linnas sagedusalasse oma sagedusala, mis on kõik need võimsad antennid ja luurekeskuste peal olevad siis võimendid, mida me näeme, mille nimi on Tetra, ehk siis neil on nii-öelda sagedusalad ja tänu sellele on siis neil nii-öelda loodud sisevõrk, kus nemad saavad privaatselt suhelda ja mida meil ei ole võimalik nagu häkkida. Minu küsimused on, miks meie võimalus raadiosaatjaid kasutada või teatud sagedustel edastada selliselt ära piiratud või kas ka mina ja sina võiksime siis omavahel luua näiteks sisevõrgu. Nende võrgu nimi on Tetra, jätke meelde, aga me leiksime näiteks oma võrgu, mille nimi on, ma ei tea, Kalaus network. Kas me võiksime ka siis omavahel näiteks mobiilside operaatorid seda hüvasti jätta ja panna oma kinnistute katustele suured transmitterid ja siis receiverid ja ehitada oma võrgu. Aga ma pean kindlalt, meid pandaks sellise tegevuse eest kohe kriminaalkorras vangi, eks ole. Et need on asjad, millest inimesed väga ei tea, aga millest nagu võiks rääkida, eks ole, mis avaks terve uue dialoogi ja seda kõik võiks kõrvutada omakorda siis seadusandlusega ja ma tahaksime aru, et jällegi ainult seadusrikmed tegelikult on struktuurid ise, eks ole. Ja ma korraks annan ühe sõna ka enda kõrval istuvale kaasvõitlejale, kuna ma siin täna tulime just Kristi Loigo ärasaatmiselt, siis mul istub kõrva siin vastas Maarjo Maripuu, tuntud kui konservatiivne mõtiskleja, et äkki tal on ka mõni kommentaar. Jaa, tere õhtust, Maarjo. Jaa, tervist kõigile ja aitäh Elvisele, et siin oled ja avad nii-öelda
inimestel silmi selles nii-öelda kontrolliühiskonna tekkes. Aga mis mina tahaks nagu sellele asjale veel lisaks öelda, et see, mida Elvis rääkis, müts maha, jumala õige jutt ja need on väga kõvad ohumärgid. Aga nüüd ise ma tahaks seda teemat puudutada, mis toimub Soome ehitusobjektidel, mismoodi seal siis nii-öelda teostatakse elektroonilist järelevalvet ja see kõik tuleb tegelikult Eestisse varem või hiljem. Et natuke tutvustaks seda kontrollimehhanismi. Ma ei tea, palju sind, Timo, digitaalselt Soomes töömaal siis kontrollitakse või jälgitakse. Palju sul endal teadmeid küljes? Ei, mul päris seadmeid küll, selles mõttes, et sa tead küll, kui objektile sisened, sa lähed sinna teatud kaardi või kiibiga, välja tuled sealt ka teatud kaardi või kiibiga, nii et need näevad välja nagu väikesed sellised ID-kaardid, valtikaartiks teda nimetatakse, jah. Muideks eestikeelsesse tõlkesse, kui panna, siis see pidi tähendama trumpkaarti, et mis iganes see siis, miks see nii on, aga no nii. Räägi. Ja ega muud ei ole. Ja muidugi on see, et kui on suuremad ehitusobjektid, kuna mina tegelen katusetöödega, siis suurte kraanade küljes on kaamerad, mille kasutamiseks või vaatamiseks on antud luba takkajärgi. Ehk siis näiteks, kui on juhtunud mingi õnnetus, toimunud on objektil vargus, siis võib seda vaadata. Aga tegelikult reaalsus on midagi muud. Kogu aeg keegi poiss sind, kas nüüd kogu aeg, aga teatud tüüpidel on antud luba või ühesõnaga need võtmed, ligipääsuload ja see jälgimine käib, nii et sa kunagi ei tea, millal sa saad telefoni kõne, et kuule, et miks sa praegu tagumikku maha panid, eks, või kuhu sa lähed või kus sa tulid. Et see tegelikult on maru haige küll ja ma enne mainisin siin ühte ettevõtet Paides, kus oli mul siis kokkupuude kaameratega, kus kaamerad oli pandud lausa liinitöölistele otsa vahtima, aga rohkem mul kogemust ei ole. No nii, ma olen puudutanud ise Eesti.com'is seda, et Soome ehitustöömaadel toimub nii-öelda siis jälgivustegevus, et siis seda programmi töödati üles niimoodi, et toodi need 4-jalgsed robotid ja kõigile töölistele pandi siis nii-öelda kiibid tasku ja see samune 4-jalgne robot siis monitooris, kui palju tööline käis suitsul, palju ta tegi pause ja mõõdistas. Ja see nii-öelda mõõdistamine toimus siis mingi aja vältel. Selle mõõdistamise tulemus tehti programmiks, ehk siis lõpuks äpiks ja nüüd mindi Soome töömaade peal, suuremate töömaade peal siis 2-tunniste niisuguste operatsioonide peale, et siis iga tööline teeb kas 2 tunni kaupa või 4 tunni kaupa oma operatsiooni ära ja siis võtab üle siis järgmine tööline. Ehk siis tekib niisugune konveier. Ja see on nüüd siis selle mõõtmise tulemusel on see aeg siis kätte saadud, et pigistada tööliselt välja siis maksimum. Ja siis oledki seal nii-öelda orav rattas ja kui me teame, et vanasti tehti tükitööd ja tunnitööd, siis nüüdseks hakkab see tükitöö ära kaduma, sest see süsteem, mis välja töötati, see on nii efektiivne, et ei taheta enam seda tükitööd teha, sest inimesed on pandud tunnitöö alusel tegema tükitööd. Ja selle alusel saavad objektid kiirem valmis ja selle alusel pead sa töölisele vähem maksma kui tunni eest, aga tööd sa teed ja tegelikult sama kogud ära. Ja praegusel momendil on see voltikorti, mida sina nimetasid, on üks, mis jälgib, siis mul on
ma ei nimeta nende äppide nimesi, sellepärast, et ma olen bossiga nii palju vaielnud selles osas ja kakelnud tema, ma ütlen, et mind on juba 5 aastat GPS jälgimisega jälgitud, et see hakkab ju lõpuks ajude peale. Tema ütleb, et see ei ole et ma ei ole GPS jälgimise all. Aga mis see on, kui ma saan sisse logida ja välja logida ainult objektil ja seda minu telefoni äpp siis nii-öelda mõõdab GPS-i alusel. Et nii kui ma 800 meetrist olen oma objektist eemal, siis ma juba ei saa sisse logida ega ka välja logida. Ehk siis ma saan kellaajaliselt õigel ajal sisse logida ja õigel ajal välja logida ja seda mõõdistab GPS. See tähendabki seda, et tegelikult ma olen GPS jälgimise all. Jah, ta ei monitoori minu sekundi pealt liikumist, kus ma liigun seal, aga ta monitoorib seda GPS alusel aega. No seeles ei saa ka kindel olla, et ta seda liikumist ei monitoori seal. No jah, ja teine teema on siis see, mis selle samust robotite asjadega mõõdistati, tehti veel siis teine äpp veel juurde, mida ma pean jälgima, on mul 2 tunni ja kas 2 tunni kaupa või 4 tunni kaupa töömahud, mida ma pean tegema ära ja need sinna äppi sisse kandma. Ja kui ma ei ole nende asjadega valmis saan, siis tuleb mul kohe tööde juhataja töömaalt lendab selga ja küsib, et miks sa ei ole sellele äpile nüüd vajutanud, et sul on töö valmis ja kui sul ei ole töö valmis, siis miks sul ei ole töö valmis? Ja terve töömaa töölised on nii-öelda nende äpi orjuses ja niimoodi on nad kontrollitavad. Et noh, ja sealt kaob nagu nii-öelda inimlikkus ära, et mul oligi siin ühe korra oligi konflikt, et töömaa saadab bossile, et umbes, et miks Mario 5 minutit hiljem piipab oma kaarti läbi. Et objekti kõrval on nii-öelda pood, et ma tulen rongi pealt, see pood jääb nii-öelda mul ette, ma käin ja võtan selle kohvi ja tulen töömaale. Tänu sellele, et ma selle kohvi ostan, jään ma 5 minutit hilja. No so what, mul on kõik tööd on alati tehtud, kõik asjad on tehtud, aga et juriidiliselt olen ma ebakorrektne, sest ma ei ole punkt 7.00 seda tiibanud seda kaarti. Ja sellest, ma niimoodi kuradi vaidlesime jälle, et ma näen, ma ütlesin ka bossile seda, et kas sa ei näe seda, et kuidas jälgimisühiskond ja kõik see jama meile peale nagu lendab. Selle peal mulle öeldi muidugi, et mis sa tahad, et siis füüsilisel kujul oleks mingi inimene sul kogu aeg siis umbes kõrval, et sõimab, kui sa kiiremini ei tee, et nüüd nagu asendab inimest need äppaine. Et nagu Elviski ütles, et mina eelistaks seda inimest ennem, sellepärast ma saan selle inimesega ka läbi rääkida. Öelda, et näed, et ma käin siin poes ära, aga äpiga ma ju ei ütle seda. Käid alati kuskile teadmatusse andmebaasi, vaata andmete kogumisega on see, et tegelikult on ka seaduses kirjas, mis on see, et mingi hakkad sellest rääkima tööandjaga või struktuuridega, siis nad kohe pidavad pea liiva alla, sellepärast, et seadus on selgelt kirjas andmekaitse seaduses. Mis tahes andmete kogumise puhul peab olema selgelt määratletud, kirja pandud, et kui inimene esitab päringu, et mis sorti andmeid te kogute, kuidas te talletate, kuidas on kaitstud, ja vaata koguda on lihtne. Nii lihtne on panna üles üks kaamera ja siis ta kuradi maniaki kombel vahtida ja kuskil, kas ta ikka teeb tööd või kus need autod sõidavad, aga mõelge korraks andmevarunduse peale, aga kõik, kes me siin meediaga tegeleme, teame, ma ei tea, mul on väliseid kõvaketteid 7 tükki täis, see on aasta aja materjal, kus ma olen salvestanud lihtsalt mingisuguseid vestlusi, telesaateid, YouTube'i ja mingisuguseid konservatiivse mõtisklejaga ja Peeter Toosiga vestlusi või telefonikõnesi. Mõtlen, milline on see andmemaht salvestades tervet seda riiki ja kõiki autonumbreid ja keegi ei jõua varundada neid andmeid. Nad ei jõua neid töödelda ja siis inimesed imestavad, kui teie andmed lekivad apoteeka andmebaasist, kui andmed lekivad, aga PPA enda andmebaasist pole minu arvutist, minu kõvakettalt ükski fail lekkinud, ükski PIN-kood on ja mu ema raha on hoitud, mu enda raha on hoitud, aga PPA andmebaasist minu ja minu tütre ja minu naise isikukoodid, pildid, tont teab kuhu riiki, me saame
turundust, e-maile on ja mingisugust, ma ei tea, mis firmadelt, välismaalt igal poolt, need on ammu mustal turul maha müüdud juba. No absoluutselt. Ei suuda nagu selle varundamise ja kaitsmise ja selle turvamisega ei suuda mitte keegi tegeleda. See on nii suur kulu, see tähendab, et tarkvarad peavad olema kõrgel tasemel, need on regulaarsed kulud, seal peavad olema igal ettevõttel, sellisel juhul peaks olema küberturbe osakond eraldi, eks ole, ja nii edasi. See tähendaks, et võivad tekkida nõuded meil näiteks nende suhtes, eks ole, kui minu andmed on kuskile lekkinud, mitu inimest paneb PPA-le nõudena. No ja kui ma 100 000 inimest paneks PPA-le nõude, see organisatsioon oleks pankrotis ülehomme. Sellepärast nad varjavadki seda kõike ja teine asi on see, et see ei ole seadusandlusega nii-öelda siis kooskõlas. Nüüd inimesed võivad siin vastu vaielda, kuule, aga see ongi ju mugavam ja näed, mis sa siis tahad sinna inimest, on ju Maarja mainis. Vaata, aga inimene ei salvesta neid asju oma kõva kettale. Ta vaatas koha peal, me rääkisime, kukkusime meeskonna kokku, ta ei pannud neid tont teab kuhu, see ei lekkinud tont teab kuhu. Infot oli täpselt nii palju kui vaja, aga mitte rohkem kui vaja, eks ole. Et näed, mina sõitsin autoga, aga et mul kõrval keegi istus, eks ole, ja nii edasi. Kõik need asjad sinna juurde. Ja ma unusta ühte asja veel ära. Iga inimene võib täna minna ehituspoodi osta näotuvastustehnoloogiaga kaamera. 39 eurot maksab depos, minge vaadake. Nii. Ja nüüd keegi tahab vaielda, miks nad peaksid kasutama või politsei kasutada. Kas te teete nalja või? Kui meie tarbijana saame seda täna poest osta, siis te võite kindlad olla, et see on juba 50 aastat kasutuses olnud. Saad aru? Nii. Meie võime, nii. Ja teine asi, mis seal juures on, iga seadme tuleb kaasa tarkvara. Ja iga tarkvara autor on kirjutanud sisse tagaukse. Ma olen IT noorem spetsialist, eks ole. Ma tean natuke nende asju. Ma ei hakka pikemalt kirjutama, aga tagauks on see, mille kaudu saab andmetele ligi. Mõelge nüüd, teil pole oma auto filmimise vastu võib-olla midagi. Aga mis on siis, kui teie kodus olev beebikaamera näiteks, kui interneti ettevõtte Telia, eks ole, selleks, et tegutseda peab näiteks õigustatud kahtluse korral on see termin väljastama struktuurile siis tagaukse kaudu juurdepääsu teie kodus olevale beebikaamerale, aga sellega olete okei või? Et kuskil peadmata andmebaasis on 24/7 live feed selle kohta, kuidas te pesus ringi käite või kuidas teie laps magab või mitu korda minutis ta hingab või saad aru, sellised asjad, eks ole. Nii võimendage palun seda kõike äärmuseni ja esitage siis endale see küsimus, kas see on ühiskond, kus me elada tahame või me tahame elada ühiskonnas, kus ikkagi mingid privaatsused veel inimestel on, kus kodus saab alasti ringi käia ilma, et peaks muretsema, et see on kuskile Islamivabariiki suvalisele saidile juba maha müüdud ja mustal marketil sellega ei kaubelda ja mingi tüüp selle peale ei onaneeri, eks ole. Need on fakt, need on reaalsed asjad kõik, need on reaalsed lood, kõik on lekkinud. Ja nüüd üks huvitav asi veel kaasa, ma lõpetan sellega inimestele mõtlemiseks on see, et vaadake Tallinna pildis hoolikalt ringi, kuidas sõidavad ringi meie Bolti ja Wolti kullerid, kes on siia infiltreerunud agendid, kelle tegevus on kinni makstud. Te ei näe nende nägusi. Need tüübid tulevad siia, et samad tüübid, kes täna Rootsis autosid põletavad ja vägistamist ja igasuguse muu jamaga tegelevad. Need Bolti kullerid sõidavad, väljas on 20 kraadi sooja, nad sõidavad kapuuts peas ja mask ees. Need inimesed, isegi neid inimesi on informeeritud sellest, et nende lõustad on salvestatud, eks ole, ja nendel on võimalik koduukseni jälitada. Ja meie siin siis saame nagu, ma ei tea mida, pigistame silma kinni ja teestame, et see ei vastu tõele. See on jaburus, et me ise rumalad ja me lõikame endale selle tegevusega kätte lihtsalt selle naisuse ja ignorantsusega. Ja muidugi on inimesi, vaata, inimesi on ikka mitmed sorti, me kõik oleme erinevad, see on selge ja on inimesi, kes ei usu neid jutte, et seda on võimalik teha või et seda tehakse, siis on üks sort inimesi, kes ütlevad, aga mis siis, kui keegi vaatab seda, kui ma valasti kodus ringi käin, et näiteks need inimesed, kes ei usu, et tehke see katse, helistage sõbrale, rääkige näiteks terrassi ehitusest ja mõne aja pärast minge Facebooki ja vaadake, kuidas teile hakkab tulema nii terrassi õlisid, laudasid, kruve ja jumal teab mida veel pakkumisse ja see käib maru kiiresti. See käib maru kiiresti ja see on hea, et sa Elvis mainisid andmete kogumist ja nende töötlemist. See on tavainimese jaoks ilmselt see on hoobamatu, kui suured peavad olema need hooned, kus kõiki neid andmeid töödeldakse, hoitakse, varundatakse ja nii edasi ja nii edasi. Ma tean seda, et Google valis välja aastaid tagasi Soome ühe sellise suure hoone, see oli meeletu lahmakas. Ma tean seda sellepärast, et meil oli lootus sinna saada katust tegema ja
ma loodan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et oli mingi võimalus ka, et see ehitatakse Eestisse, aga kuna meil elektriga on nagu on ja hindadega, siis Soome oli seda kasulikum teha. Nii et, ja muidugi andmete töötlemise koha pealt on meil ju üks, tore või mitte tore abiline on siis see AI, mis on jumal teab mitukümmend aastaid tagasi juba tegelikult valmis loodud ja tegutsemas. Nii et, ja mida ma tahaks veel teile, kallid sõbrad, öelda, on see, et ma ei tea, kas te kuulasite kogu saate sissejuhatust, aga ma mainisin ka seda, et need inimesed, kes ei adu ka seda olukorra tõsidust või teema tõsidust, inimesi, vaata seesama suur vend ja jälgimisühiskond ja ebaseaduslik jälitustegevus, see on see hoob või võimalus või relv teatud aferistide käes, millega on võimalik inimene viia nii maha suruda, et ta annab lausa elule alla. Ja te saate aru, see just, kus te täna olete ja miks te olete, seda on võimalik ära kasutada ja kõik võimalike jälgimiste puhul, keegi ei tulegi sulle, see süsteem ei tulegi sulle ütlema täna, et sa rikkusid seadust. Ta kasutab seda sel momendil, kui tal on vaja. Ta teeb seda siis, kui tal on vaja. Just. Ja on meil terve rida asju, millest jällegi inimestele meeldib silmad kinni pigistada, eks ole, aga mis on reaalne maailm ja mis on ammu juba pihitud. Mul käis näiteks kunagi kohvikus memokafees üks FBI tunnistaja kaitse all olev härrasmees, kes käis mu kohvi joomas hommikuti ja vaatasin väga vormis tüüp, ta kogu aeg käis ja palju ei rääkinud ja ma küsin, et mis tüüp sa nagu oled, kes sa oled, mis sa teed siin Eestis nagu on ju. Ta on tunnistaja kaitse programmi all on ju. Ja ta rääkis mulle väga huvitavat infot, see oli nüüd küll USA kohta on ju. Aga ühesõnaga info oli selline, et palun kõikidel lapsevanematel väga hoolikalt kuulata on ju. Sina sõidad autoga, sa mõtled väga tore, liikluskaamera püüab kinni ühe liikluskindlustuseta sõiduki või roolijoodiku. Aga sa mõtlen selle peale, et sortas kõrvalistel istmel istub laps ja meeldib sulle või mitte siin maailmas tegeletakse inimkaubandusega, organidoonorusega ja alles hiljuti leiti Lätist üles saadi kätte üks 6-aastane tüdruk, kes oli kuskil garaažis kinni, eks ole, mees oli ehitanud valmis igavesti juhte garaaži. See oli vahepunkt, kus nii-öelda tüdruk peab jahtuma, kus ta müüaks edasi siis prostitutsiooniturgudele või narkoturgudele või kuhu iganes on ja, aga tegemist on tellimustööga. Tellimuse tüdruk varastati ära, kui me ei eksi Pärnu maakonnast kuskilt ühesõnaga Eestis. Ta saadi kätte, see oli üks õnnelik juhus. Te võite silma kinni pigistada, aga kui teie tüdrukute nägu, teie kodukaameratest ja autokaameratest salvestatud näod, vaatast, kurjus on selline, et nemad otsivad ka, nagu meie otsime ilusaid tosse ja ilusaid autosid, nemad otsivad saaki on ju. Ja te peate arvestama sellega, et veebikaamerad ja muud sellised seadmed ei ole loodud selle jaoks tegelikult, et lahendada ühe väsib kurnatud ema probleem, et ta saaks koeraga õues käia samal ajal, kui laps magab. See ei ole loodud sellepärast, see on sellepärast, et näha teie kodudesse, näha, kes seal on, mis seal on, kaubelda selle kõige peale, panustada selle kõige peale ja kui te ühel hetkel mõtled, et kuidas ja miks just mina, eks ole, siis palun selles mõttes, nagu minul on väga raske kaasa tunda vahepeal inimestele, kes mõtlevad, et neil on osaks saanud karm saatus. Sest mina olen alati neid kohti, kuidas te ise olete panustanud sellesse ja suurendanud nende traagiliste kohutavate juhtumite tõenäosust, eks ole. See on üks viis, kuidas te nende asjade tõenäosust suurendate. Postitades, alustades sellest, et postitate Facebooki oma imikute, oma laste pilte, oma selfie'di, eks ole, riietate neid noori tüdrukuid nagu prostituute ja siis eputate sellega sotsiaalmeediast aru saamata, et kuskil keegi kaupleb selle peale, kuskil keegi igale fotole on taha pandud metadata, mis võimaldab koordinatsiooni täpsusega välja peilida selle, kus see foto tehti. Nüüd ärgi imestage, et selle aia taga, lasteaia aia taga on mingisugune friik, kes selle peilib ja on obsessiooniks kinnisideeks võtnud teid või teie last, eks ole. Et pange palun see pilt nagu kokku, siin on lõputud võimalused, mis sellist tehnoloogiat kasutades nagu õhku jäävad. Ja sa mainisid sina korra veel seda, et Google ostis Soomesse, eks ole, endale serveri baasi, need andmebaasid, see ongi meeletult suured ja kui saate aru, kui väike on Eesti, eks ole, siis te võite täiesti kindlad olla, et see andmebaas, see server ei ole Eestis.
see on kuskil tont ja kus Afganistani kuskil maa all lennuki angaaris on ja nii, kus seda infot müüakse, see on kindlasti, mitte täiesti kindlad olla selles, et see on kuskil kolmandas riigis, kus seadusandlus on nii kehvasti reguleeritud, et mitte kedagi saa vastutusele võtta, on ja, tont teab, kus serverites, kus võrgus ja noh, ma siin ütlen ühe asja veel, viskan õhku on ja enamik inimesi ei ole tarkveebist kuulnudki, veel vähemad inimesed on tarkveebist surfanud. Kui te tarkveebist surfanud olete, siis te näete, mille peale seal mängitakse. Keskmine Jors mängib täna võib-olla netikasiinos, aga seal makstakse 3000 € selle eest, et kuskil pimedas ruumis kinni oleval poodi külge kinni seotud lapsel saetakse sõrm maha. Selle peale korraldatakse enam pakkumine. $3000 selle eest, et me saime sellel tüdrukul sõrme maha ja filmime seda, vaatame, kuidas ta valub, kuidas leeklambiga põletatakse munuplatsid maa külge kinni aheldatud naisterahvast. Need on reaalsed asjad. Ei, no need on reaalsed asjad, seda... Need on videomaterjalid, mida ma olen näinud selle sama FBI agendi käest, kes istus mul tunnistakaitseprogrammi all peidus, eks ole, kohvikus. Nii. Sest tema võttis ühe sellise struktuuri maha ja selle eest saati ta siia väiksest Eestisse peitu ennast. Ütles, et see maailm on palju inetum, kui te hoomata suudate. Nii et palun lõpetage selle jama õigustamine, eks ole. Ma ütlen, et inetused juhtuvad nii kaameratega kui ilma. Aga turg on palju laiem, kui kaamerad on. Saate aru, turg on palju laiem, see tähendab tekib turg. Kuskil kaubeldakse selle materjali. Et see on minu see jutt on nagu üldpoint, millest nagu väga keegi taha räägida. Räägitakse jah, et autosid filmitakse ja oi, et nüüd saab trahvi teha ja kas see ikka läheb seadusega kooskõlla. Aga me ei räägi sellest, et siin on organisatoorlused, inimkaubandused, eks ole, ja muud sellised asjad, mida, ja see teenindab seda turgu. Nende andmetega kaubeldakse sellel turul, mustal turul. Ja siin läheb jälle 10 aastat, kuni mingi dokumentaali, ja nagu oli see, mis see film oli, see Freedom on see hiljuti oli see lastekaubandus. Mina räägin sellest, meie räägime sellest täna, aga kas peab jälle 10 aastaid, 10-15 aastat koledusi juhtima, et keegi teeks lõpuks ühe dokumentaali, et avada nagu keskmise Kristi ja Karli silmad või äkki piisaks sellest, et me siin täna sellest räägime. Ja, need on reaalsed asjad. Reaalne on ka see, et otsige üles Virumaalt metsa vahelt need seened, kes kõiki meie telefonikõnesid pealt kuulavad ja juba aastakümneid need nii-öelda seened on seal metsa vahel, mis on teatud organisatsioonide valve all, aga see selleks lasta olla, väike vihje siis inimestele. Aga kahjuks me ei jõua seda teemat puudutada, mis puudutab neid iga mõne aja tagant meie kodudest, meie maast üle lendavaid droone, kes pildistavad üles meie kodusid, et jutumärkides siis tuvastada ebaseaduslikke ehitisi, teie puukuuri, liivakaste, batuute ja nii edasi. Batuuti mainin ma selle pärast, et käies Rakvere linnavalitsuse ehitusspetsialisti juures hoopis teises küsimuses, mul oli hoopis teine küsimus, aga tema võttis siis minu krundi kenasti lahti ja ütles, oi, näed, sul on siin batuut ja näe, auto seisab ja kuule sa siia oled midagi ehitanud ja liivakasti muideks Rakvere linnas ilma projektita ehitada ei tohi, see on ebaseaduslik. Vot nii. Ja me ei saa seda, aga siis, kui ma helistasin teatud kohtadesse ja küsisin, miks te seda teete, palun kustutada minu kodu, minu krunt sealt oma andmetest ära, siis nad ütlesid, et sellist võimalust meil süsteemides ei ole ja mina küsisin tema käest siis selle peale, et vot need samad seened näiteks või Tapa sõjaväepoligon, on ta Nursipalu poligon, et kas ma saan neid ka minna ülavalt kiigata nii-öelda pildi pealt? Ei, selle jaoks on eraldi programmid, mis kustutavad need andmed ära, sest see on riigisaladus, see on meie turvalisuse huvides ja nii edasi ja nii edasi. Nii, kallid sõbrad, minul on teile nüüd üks ettepanek, mida teie sooviksite kogu selle jutu peale Eesti rahva käest küsida, meie inimeste käest küsida, on teil mingit sorti mõtteid? See nüüd tuli küll vist järsku. See on jube keeruline küsimus. Selle viimase teema peale siis võikski küsida niisugust asja, et kui riik nii-öelda muudab riigikaitseliseks mingise teema, mida inimesed ei saa näha, siis
miks inimeste kodud siis ei ole nii pühad ja kaitstud kui need riiklikud objektid, et umbes inimeste kodud ja õunapuaiad on siis nagu loomaaias ahve näidatakse, aga need sõjaväelised objektid millegi pärast on nii-öelda udused. Jaa, aga katsume siis selle kuidagi sõnastada konkreetseks küsimuseks lühidalt. Miks ühtedele on lubatud ja teistele mitte? Jupiter ja härg. Olgu, suur tänu teile, kallid sõbrad, ilusat õhtu jätku teile sinna ja järgmise korrani. Just täpselt ja aitäh, Timo, et sa helistasid, et võitleme edasi. Suur au, pea vastu, aitäh. Aitäh teile, ilusat õhtu jätku. Vot siis selline, jah, tegelikult see vestlus oleks võinud kesta siin tundide viisi. Päris huvitav, üks teema viib teiseni ja muidugi see ongi selline teema, millest võiks